Ja vaata, mis need tublid jälle kätte said. Tublid kutsad. Oi, tublid kutsad, järgmine mutt on käes. Just kahekesi seal aukusid ja kaevasid. Aga ega Molli enda käest ära ei anna. Mis? Mida siia takjatesse jälle tulete taga? Ega ära seda ära söö ju ometigi. Nad veab, nad valvavad teda nüüd natuke aega. Valvate teda ja ega ta enam kuskil ei lähe. Jah, tubli kutsa. Molli tubli koer oled. Jaa, tubli tüdruk. Üks kaevur on vähem. Mille tule ära, seal on takjad. Mille tule ära. Selle ümber on nii palju takjaid, tule ära. Ta ongi seal vist hädas oma takjatega. Oledki hädas siin, jah? Ega siin paremaks ei lähe, mine siit välja. Mine siit välja, mine siit. Näita, ma aitan sind. Nii see nädal algas kadu neljapäevaga. Ja nagu ikka käib meil töö ja vile koos. Tantsime nii selle luuavarrega kui peale koristust ka. Suurest rõõmust, et tehtud sai. Samme ei tea, palju selle aja sisse jõuab, sest ega ma ju ei käi telefon taskus. Aga palju. Nüüd on rõõmutants. Meie esimene tünni täitmine nüüd. Igavõrra tegu on, et seda alumist korki kinni saada. Ma loodan, et ma sain. Kohe tühjaks ei jookse ja see küljepealne ka. Ma arvasin, et need on rohkem nagu väljaspool, aga need on seespool. No laseme täis ja teeme oma esimese supelduse. On aeg teha oma. Just. Sa vaata, kes meil siin tiirleb. Kuulge, tüdrukut, mitu kull on siin. Näed, ronka ajab ära kulli. Ossa. Kana peitu. Ma ei saagi tünni minna, ma pean tüdrukut päästma. Vau, kui ilus sa oled. Tüdrukud, lähme, ma viin teid ära. Oi. Läheb katse number 2. Kes seda oleks võinud ette arvata, et tulebki nii öelda, kui kõva tuleb. Oota nüüd tulebkene. Oota. Ma olen ju sauna taga tünni ääres, mitte tiigi ääres. Ja põhjapoolne külg, nagu sa näed, eks ju. Keskpäevane päike ei ulata siia praegu. Õues on 4 kraadi ja ma ei tea, kui tugev see tuul on, aga ta on vahelduv. Nii et me saame. Ma olen praegu ju koristanud, ma olen selles mõttes keha on mul soe. Ja lähme teeme selle esimese testi tünnile ära. Upsi! See on kaevuvesi, nagu sa aru saad, eks ju. Puhas, allika, vesi. Ei tea, kuidas siia siis seljani mahtuda. Vesi läheb üle ära. Ma jätsin küll ruumi.
Nüüd on hea olla, nüüd on valmis. Sul on imeline tunne see. Kui sa tead, enam ei ole õues külm. Nüüd on hea, nüüd võib asjad kõik kokku korjata. Ja rahulikult tuppa minna, kuivatama ja mida iganes. Õlitama. Tõeline puhastuspäev on meil olnud. Nii toa kui enda. Ibutsein kinni, aga muistu vajonipunn jäi välja. Mõtlesin, ta riskib ise oma eluga. Ma saan sulle näidata, kuidas see külm vesi ennast näitab nüüd, eks ju, mis me olime seal vees. Vaata, kuidas ta mängib veresoontega. Kuidas on laigud erinevad jalgade peal. Näed, nagu maakaart. Keha teeb nüüd oma tööd. Kõige sellega, mis tema oskab ja suudab. Väga mõnus. Oi, küll mul on hea olla. Oi, küll on hea olla. Nüüd sai keha õlitatud ja oma alpakavillane kasukas selga pandud. See on nii hea. Et nüüd saab hakata mõtlema alles selle peale, mida siia sisepoole endale anda. Mul on tegelikult see valmis tehtud juba, ma hautasin sealihaguljassi. Ehk siis tuleb, vaatame kohe, puljongiga sealihakuulikud. Jah. Kõik kassid, kõik koerad, kõik kanad. Kõik vahavad üksteist taga, kõik jooksevad. Jah, mul jääb tibusid taga. Asja. Koguneme ja korraga liiguvad kõik ja ilusti liiguvad. Oi, kui ilusad punased harjad teil on. Jah. No, millise kassi karvad sul nüüd suus on? Pallikest nösserdasid. Pallikest nösserdasid, Miilo. Of course, hot water since beginning of the day. And now already is lunchtime. So we will eat. It's 1 o'clock. And this will be ja jagame sulle siia neid klippe, mis on Raamuprojekt 33 kanalile. Ja tõesti, osad neist on ainult inglise keeles. Reached by sunshine. Bon appétit. Siin on näha sealiha kuubikud, mida ma sõin tol päeval siis 2 korda. Teinekord lisasin lihtsalt muna. I have them all the time, but I'm not eating them all the time. Today I feel I want them. And butter. So, bon appetit. Tead ise. Väike loojub vaikselt. Kell saab 7:30. Nad on siin ilusti tuttu läinud. Jaa, vaata. Kui ilusti on kõik reas. Oota, ma kustutan selle tule ära teid. Kullakesed seal kinni. Hea tööd, kullakesed. Nii ilusti olete. Joo, üks on üleval. Hea tööd. Molli, kui sa lähed? No, nii hästi jooksed juba ja kõik on hästi. Tapake on täitsa terve sul, jah? Enam ei hoia üldse teda. Tubli poiss oled, jah. Jah, nüüd. Tibud läksid tuttu ilusti ja. Mäng on või? Kas teil on mäng või? Meil on mäng on või? Mis see? Hommik imeline. Õues saime käidud ja Suli tuli tuppa, Suli oli õues viimased tunnid. Läks peale 3. Nüüd tuli tagasi nüüd poeb, siin otsib sooja. Me oleme lambi all, tuba oli 15 kraadi, ma eile ei kütnud. See suur koristamise päev. Kui sa trügid, mine tagasi, sul käpad niisked. Mine sinna oma koha peale praegu. Ei tule minu koha peale, niiske oled. Õues oli maa kõik valge. -5 näitas. Väike säras mulle aknast silma niimoodi, et pidi ärkama üles ja nüüd ta juba on maja nurga taga või selle seina taga.
Ilve Vine on ka tulnud, et mine tuli ka issu. oi, silmamõnu läheb seal, oi, kuidas silmamõnu läheb. Kõitu taevu poole käpad püsti. Minu tuli ka kerra teisest toost ära. Ja mul jäi litsu ennast. On ilusti. On ilusti siin. On ilusti siin. Litsu ennast mulle sülle kaupi alla jäi litsu. Tubli tüdruk ju. Näed sa, kohe hüppab jälle püsti. Ei ole kade. Ei ole kade. Meil on nii ilusti paranenud tuli poiss. Joo, oi. Musta tulette niin kuin muistut vuotta. Järgmine nädal ma pesen teid ära. Joo. Võib-olla enne. Vaatame, võib-olla enne. Ja ikka sa ronid mulle siia sülle ära. Roni mulle siia sülle. Palun ole siin. Näed sa. No. Läksid meile joogat tegema. Joo. Molli sa 2 aastat istud sulile selga. Mis sa mõtled seal? Jah, ei lasta olla, no ei lasta olla. Mine otsi siuke koht, kus keegi ei aele su otsas. Mine otsi siuke koht. Joo. Ikka sa ronid selle. No kas sa saad? Sulil silmad kinni, istub nad peal, et suve on vähmalt. Pane kerra ennast, siis saadki magada. Keegi ei segu. Keegi koputab. Ma ei tea, kes see koputada saab. Meile tuli. Kuller tõi meie esimesed sardiinid. Ehk siis need, mis ma tellisin iHerbist. Need jõudsid kohale. Ja teine saadetis tuleb mul Amazonist. Ehk siis siit tulid nüüd meile need ameeriklased kohale ja Amazonist tulevad Portugal ja näed sa, rohkem ei olnudki jah, ma vist rohkem ei saanud tookord kätte. Nii, 4 ja 4, oli nii jah. Õlis ja vees. Tuleb täna hommikul sardiin ja mune. Jab. No nii, armas. Meie esimene katse. Me lähme rattaga linna. Ehk siis meil on 12 kilomeetrit sinna ja 12 kilomeetrit tagasi. Siiamaani ilm tundus päris hea ja tuulevaikne. Tundub, et tuul tõuseb. Aga ta lubab niimoodi 9-10 kraadi sooja. No näis, kõik oleneb sellest, kus on tuule suund, sest sinna minnes on mul mäest alla. Tagasi tuules on mul mäest üles. Võib-olla tuleb väga pikk. Jalgsi matk tagasi, ma ei tea seda, ma ei ole ju seda ennem proovinud. Ma panin omale jalga selga, mis mul oli. Rossini oli see dress, mis mind on teeninud üle 10 aasta, siis mul on siin üks tuult hoidev jope. Mul on teine veel, teine on liiga kitsas, nii et teisel oli kapuut, sellel ei ole kapuutsi. Ma panin selle, kuna käed ei jää ummuksisse, on vabad. Ja panin pähe oma fliisiga ühe, mis ta siis on, puhvi moodi siukene sall, müts sall. Mõlemil neil on kaelused pikad, need on mul lõpuni tõmmatud, tõmbame selle ka, kiivri panin siia peale ja prillid panin selle mütsi peale, et nad mul kõrvu ei sooni ja prillid on mul selleks, et mul mingit liiva ja tolmu, sest ma lähen ju maanteele. Silma ei tuiskaks. Ma loodan, et ma olen hästi varustatud, mul on kindlad ka, mustad kindlad panen ka kätte, mis peaks olema ka suhteliselt tuulekindlad. Ja me vaatame. Miilo on väga närvis, et ma teda kaasa ei võta, muudkui niutsub siin. Võtan sind kaasa, lähme. No nii, ma vaatasin, et kaamera on paigas. Lähme, paneme oma kindakesed ka kätte ja... Oi tuulepoiss, no miks sa nii teed? See ei ole aus. Lubage mul nüüd see esimene sõit ära teha, palun. Mul on kõik nii kinni, ma pole elu sees niimoodi sõitnud, nii kinnisena. Ma olen sõitnud kleidike või lühikesed püksid ja esimest korda elus on mul kiiver peas. Ja ma lähen just täna reedel, sellepärast, et siis on enamus inimesed tööl, maantee on tühi, homme on rohkem autosid meil maantee peal. No näed sa. Läksime. Miilo, tšau! Ma ise näen kõike, mis me siin sõidame ja filmime.
ma arvan, et ma panen su hoopiski timelapsi. Kell sai 20 või 12:21. Hopsi, esimesed 2 kilomeetrit sai sõidetud, ma hästi rahulikult tulin. Juba peab nina nuskama, sest kõik jookseb kohe ja riided on head, tuul on mõõdukas, aga mind poob väga-väga see kiiver ja mul on väga valus. Aia, ehk siis ma pean seda kuidagi saama lõdvendada. Ai, hakkas kohe väga valus on lõua all. No vaatame. Nüüd vist on parem. Jah, nüüd ma saan liigutada. Ma ei saanud ennem liigutada ka. Nii. Sina oled kinni. Siit on ka kinni. Enne keerame maante peale. Juua nagu tahaks, aga nagu ei taha ka. Nüüd ma saan liigutada. Okei. Ühe väikse mikrolonksu võtan. Mulle ei meeldi need kolgid, aga mis teha? Ja pole siin midagi, et vähe liiklust. Tundub, et on reede ja on palju liiklust, ei tea. Ma polegi näinud ammu nii palju liiklust. No rahulikult läheme. Nüüd tuul tundub, et tuleb mulle vastu, aga me läheme mäest alla, nii et ei ole hullu. Upadi. Ja meie holdik, ma ei tea, kui stabiilselt ta praegu hoiab. Võtan viltu kuskile poole, ma näen. Aga on nii nagu on. No näed, lähme metsa tagant välja, on tuul kohe tugev. Okei. Ei taha mul käiku vahetada või? Ei tahagi. Toho. Mul on 5 käiku, ta jääb 3. peale. No siis on 3. peale. Oi, kui kõva tuul. Ja ta jääb siin ka kinni. Midagi on viga. Ketil on midagi viga. Käiguvahetaja ei vaheta käiku, jääb kinni. Nüüd jään tee peal kinni. No mis sul nüüd häda on siis? Miks sa ei taha meil käiku? Tead, mis juhtus või? Ahah, mitte rattas ei ole asi, vaid mina olen pannud pahasti. Seljakoti rihm läks hoopis vahele, mitte käiguvahetajas ei ole asi. Kus see poiss? Võtame, paneme ta siit ära. Kus me ta paneme? Paneme ta taskusse kinni. Võran välja siit kokku. Nii. Loodame, et kõik on nii, nagu peab olema. Katse number 2. Kas käigud töötavad või segas neid lihtsalt see? Kas mul tõesti on ainult 3 käiku või? Miks ma mäletan, et mul oli 5 käiku? Aga võib-olla ma mäletan valesti. Äkki mu esimesel linnarattal, sellel Rossignoli rattal oli 5 käiku. Meil on 10 kilti seda teed. Praegu on mäkke tõus. See on vastu tuult. Aga kohe lähme mäest alla. Kas ma olen väsinud juba? Jaa. Ma loodan, et see tuul hoiab oma suunda tagasi tulles, lükkab neid tagant.
Nüüd on raskusega koormaga tagasi sõit. Seljakott on raske seljas. Jääb loota, et tuul lükkab meid tagant nüüd, mitte ei puhu eest. Siia sõitmiseks kulus tund ja no ütleme tund ja 10 minutit, tund ja 5 minutit. Kui hakkasin sõitma, ütlesin 12.21 sai ja kui kohale jõudsin, oli 13.31. No, ja palju läheb meil tagasi tee? Ma ei tea. Vahepeal lihtsalt jah, oligi koering ja tõmbasin hinge ja sain aru, et nägemine taastub vaikselt ja jalad kui makaronid hakkasid uuesti kandma. Ja nüüd oleme tagasi teel maanteel kohe linnast välja. Siin nagu pole üldse tuult. Viimased 200 meetrit. Naabrikoerad kõik ütlesid tere, 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 au. Ja minu omad kuulsid seda kodus. Ja hulluvad seal kindlasti. Küll ma olen õnnelik, et see teehöövel käis eelmine nädal. Muidu ma ei kujuta üldse ette, kuidas ma seda teed oleks sõitnud. Aga üllatus, üllatus. Tagasi tee oli kergem kui sinna minek. Kuigi mul on koorem selgas, siis jah, tuul oli. Vot ma ei teagi nüüd, kas ta oli või ei olnud, vastu igal juhul enam ei olnud. Ja tõus oli, ainult need 2 viimast tõus olid nagu tuntavad. Aga muidu, vot näe, nüüd on jälle tuul, nüüd ma jõuan koju. Nüüd ma jõuan siia põldude vahele. Ma jõudsin kohale. Tünni. No mis me oskame öelda? Kui me läksime 12.21. Ja nüüd saab kell 3. See tähendab, et meil läks 2 tundi ja 40 minutit see reis. Ja nüüd me lähme tünni. Meil on täna tünnis isegi päike. Vau. Lähme laseme tipud ka välja, siis saame minna tünni. Muidu nemad ka ju ootavad seal. Muidu üksinda siin jalutab põõsast all. Kui kõvad puud meil ikka kodus on küll.
No kullakesed, nüüd saate välja. No tule. Mõni kohe sind lendab meil otse või? Te jalutategi seal üleval, jah? No tule. Perle. Jah, ups. Toimus rasvapõletus või? Ja veel kuidas ossaga sa tahad näha. Öösel oli ju külm. Ma proovin selle jää siit välja saada, et ennast mitte katki teha. Selline värk siin. Toimus rasvapõletus, kõik liiged olid läbi väljud. Tule poiss, nii tohutu, tule poiss. Annan ära kõik, mis mind enam ei teeni. Võtan vasta kõik, mis on mu kõrgemaks ja maaks. Annan ära. Võtan vasta. Kiseb kogu peale. Ära mine, seal on need jääkristallid või need teravad. Miilukene, ära mine jääkilgude peale. Jaa. Minu näha. No nii. See kõik on seda väärt. Oh my god. Mul on tunne, nagu ma oleks triatloni läbinud. Jooks on puudu, ehk siis triatloni. Ma sõitsin ratast ja ma käisin külmaga trennis. Ma ei ujunud. Ma ei ole ujuja ja ma ei ole jooksja. Aga ma tunnen, et ma olen kangelane. Täiega kangelane. Kes see tegi mulle pai? Hommikumantel. Okei, lähme siis. See oli jääkülm vesi, nagu sa ise nägid, oli seal praegu veel jää. Kuidas keha ütleb praegu? Aitäh kõik. Ta saatis meid terve tee. Ja tagasi teel oli ta meil näkku. Aitäh. Hommik varajana. Kutsad ajasid mind õue püssile. Pole ammu nii vara käinud. Päike polegi veel tõusnud sealt üles. 6.20, 6.06 tegin ma silmad lahti juba. Aga ega ma ei taha neid hoida veel lahti. Tead, mis on? Tuulevaikus on. Õhk on linnulaulust paks. Õrn. Näroosa. Väikese kuma. Suukurad karjuvad. Metstuvid kurvad. Ja päike tuleb sealt. Akna taga näitas -7 kraadi. Nojah, kõik on kõva ja... Aga ei ole seda... Härmatist ei ole. Nii palju kuiv on. Aga leidsin jäetunud kausi. Ja näha, kile on täitsa valge külmast, aga jah, kuiv külm on. Mõnus tuulevaikus ossa, kui hea. ei tea, kuidas see kanade kaus sinna sai. Ma otsisin ta mitu päeva. Linnukesed lendavad. Kui ilus see roosa on seal vastas küljes. Järjest läheb valgemaks. Tiiger tuleb. Tegi ukse lahti. Tiigripoiss. Kui sa olid, terve öö olid õues. Mis? Terve öö olid õues, poiss. Sul ei ole ka kuskil, mis tegite? Ilus öö oli, tähis taevas oli, jah? Tähed sirasid õhtul aknast sisse. Kutsad lähevad jälle seal
tee peal, vaata kui ilusasti ja näitab päike, kuidas ta tuleb. Näitab vastaskaldalt. Näed, sealt tuleb juba. Vau, mitte sealt enam, vaid sealt. Tead, mis on huvitav on jah see, et kõik küsivad, kuidas mu lihased ja kuidas mu keha peale seda sõitu üle aastate korraga see 25 kilomeetrit sõita. Mul ei ole ühtegi lihasvalu. Mul ei ole tänaseks ka tagumik valus. Peale sõitu ma käisin ju kohe, olin oma jääkülmas tünnis ja see teebki imesid, ta võtab ära kõik selle piimhappe, viib lihastest välja. Seda ei saagi tekkida rohkem. Nii et mul on täna kehas ainult kergus, mitte raskus. Mis on väga-väga tore, see tähendab, et me võime järjest muudkui sõita. Hurraa! Sest iga kord läheb ju see tee lühemaks, see 10 kilti ei ole mingisugune distants, tagasi tulles ta oli juba pool lühem kui minnes. Kes ei tule? Tiigripoiss tuleb kaasa ja jalutab meiega. Mingi lennuk müriseb kuskil üleval. Ja seal. Põhjast lõunasse paneb. Natsud lähevad mööda teed. Asjatavad. On alanud imeline päev. Vau. Eile võtsin Krossi poest ainukesed sardiinid õlis, mis saada olid. Kuldse sildiga Riiga. Ja vaatasin praegu, võrdlesin siis nendega, mis ma tellisin iHerbsist. Siin ei ole tõesti mitte midagi, siin on ainult väga väike 3 grammi soola lisatud, siin õliga on rohkem, aga tõesti siin muud ei ole ja see on extra virgin olive oil, eks ju, neitsi oliivõliga tehtud. Need olid väikesed, sa eilsest videost nägid, need on, siin on ühes karbis on 3-4 sardiinikest. See on nüüd see Riiga, ta ütleb püütud merest, me ei tea millisest, võib-olla koodi järgi leiab üles, aga ma ei viitsi seda tegema hakata. Point, milleni ma tahan jõuda. Sardiinid õlis, aga masinaõlis ikka muidugi, rapsiõlis. Iseenesest see maitse on väga hea. Muud ei olegi rapsiõli ja sool. Kala suurus sõltub tema vanusest, on karbi peal kirjas. Nad on palju suuremad, nagu sa näed, eks ju. Ja ristlõike tükid. Ühe tüki sõin ära, et maitsta, et aru saada. Kas ma söön need 3 ka ära? Jah, ma söön need ka ära. Ma lihtsalt ei osta teda rohkem ja annan sulle info edasi. Teen omale paar muna kõrvale. Aga tuli mulle meelde mu noorusaeg, üsna see 20-ndad ja jah, see maitse tõigi mind sinna. Siis mulle väga meeldis just nimelt osta neid sardiini ja skumbria konserve. Nii et jällegi kõik viib tagasi ikkagi sinna, kus ma olin oma elu parimas vormis, eks ju. Ma olin tantsija, ma keegi mulle ei soovitanud neid asju osta. Ma ei tahtnud väga räime, aga mulle meeldisid just nimelt need. Rasvased õlised konservid. Ma segasin kõik selle kahvliga segamini ja sõin lihtsalt. Sel ajal muidugi, kas saia või leivaga, tavaliselt leivaga saia ma väga ju ei söönud üldse läbi elu. Aga nii on. Vaatame edasi, ma leian teistest poodidest ka ja siis ma vaatan sisse juba enne, meile ma ei saanud vaadata. Nii et ma võtsin lihtsalt ja ma isegi ei mäleta, palju ta maksis. Ma praegu ei vaadanud, palju siin gramme on. No kindlasti on siin rohkem. Pulk on ju ka suurem, eks ju. Vaatan, ma panen kirja sulle. Sildi näitasin ära. Kui tahad masinaõlis kala, siis see on. Nüüd on küll tore nali. Mina eile õhtul, kui panin neil ukse kinni, ei lugenud neid küll. Aga praegu, kui lasin nad välja, hommikul käisin, tegin ukse lahti, andsin neile tule ja ka ei vaadanud neid palju, neid on, andsin veel saia neile. Ja nüüd, kui lasin nad välja, siis sain aru, et oota, 2 tükki on puudu, 2 triibikut, kus need on? No üks juba tuli välja ja teine nüüd käib siin. Need 2 triibut on olnud kahekesi öösel õues siin pesas ja see üks käib veel siin ümber, Jasmini ei saa välja. No küll sa leiad oma tee välja, tule leia oma tee välja. Jaa. Te olite kahekesi, siis nii külm oli öösel, ma ei ole siia veel isegi heina sisse toonud. Oh, te pisikesed. No ju nad õrre peal istusid siis või. Aist alla kohe.
Ei ole õrre peal istunud. Pesakastis ka pole olnud, need on mul kõiki panemata. Mis nad olid siis Jasmiini põõsasöö läbi või? No vot, ei tea. Aga igal juhul ei olnud nad teistega koos. No, tibukesed, kuidas ma ei vaadanud üldse siis? No, ja sa ei saagi nüüd aru, et välja tulla või? Leia ma tee välja, ei ole midagi. Ja oleme siin nüüd natukene ehitanud. Kutsidele väga meeldib see pesa. Molli juba käis siin lamamas. Panin neil pesakastid siia alla ja selle vahe toppisin villa täis, seda kasutatud villa juba, et lihtsalt ta hoiab seda sooja ja tuult ja siia taha panin saepurust. Ma ei tea, kus nad otsustavad magada istuda. Ja nüüd paneme selle nurga ka veel õhku täis ja siis meil on siit korras liiva kaevasin või kühveldasin siia ära. Ja siis on põhimõtteliselt võrgutada see pealmine osa. On hea vesi või? Kas on hea vesi või? Ja muidugi on. Seekord ma räägin ja kirjeldan seda yang ehk aktiivseid tegevusi oma päevas siin meie pesas 44. Ehk siis see puude tuppa tassimine, see on yang tegevus, kui me räägime innist ja yangist. Pesude pesemine on teine yang tegevus, kuigi ta ei ole päriselt, ma füüsiliselt ei pese neid ise, õnneks teeb seda veel see katkine masin, aga ma jooksen ja annan talle vett vastavalt tema programmile. Nii et ma jooksen sauna ja maja vahet edasi-tagasi. Toimetan kiirpesudega tavaliselt ja ta väga tihti jääbki kinni, nii et ma käin ja jälle restardin teda ja lasen tal siis loputada ja et see on ikkagi mu enda tegevus. Samuti kirjeldan, et ma ei kasuta ammu enam mingeid pesuvahendeid, vaid seda mineraalpärlitega palli, ehk siis midagi kuskilt ei vahuta. Mingeid lõhnu ei ole ja viin kleidid triikima ja kuivama õuele kase otsa. Selleks on tuul hea, natuke liiga tugev tuul oli too päev, ta viskas paar korda kleidid maha sealt. Aga samas kuivatas ilusti kõik ära. Enough is enough. Ma olen nii väsinud. Ma ehitasin seda kanaaeda natuke ja kassin terve kasvumaja läbimärjaks. Nüüd mul on vaja endal saada läbimärjaks. Täna on jää ära sulenud. Hommikul oli aitäh, päike, et sa meiega oled. Ta on nii ja suve. Ja tuul on täna vähem. Tegelikult on siin päris palju ruumi. Ja päris hea on toetada. Oma varbaid enam vist ei tunne väga.
välja. Ulala. Ja jälle on nii hea olla. See 6-tunnine tööpäev, see jang sai paari minutiga väga innis tasakaalu viidud. Ja nüüd ei jää muud üle, kui lihtsalt minna ja heita võrkkiike ja lubada kehal olla, taastuda, hingata. Nii on. Järgmise korrani. Olala. Meie hea mantlik. Imeline. Kes teil on siin? Sisalik, esimene sisalik on teie käes või? Palli püüdsid kinni, tõid kutsadele mängida või? Pallike. Õige sissu ilma sa vaesike. Teid küll. Olen midagi siin nööri pealt maha kukkunud. Kleidijokikene nööri pealt puu otsast. Pikemat aega vist lamanud, kortsu läinud. Mu tuul pidi triikima sind, triiginud ennast ilusti ära. Oota, vääname siin natukene. Enam ei lenda, palun. Mulle meeldib nüüd nende pesa on väga hästi. Kohe minna. Tulge nüüd ise siia pessa ka. Liiva panin teadlikult siia, et kui vihma sajab, siis see drenaažib kõige kiiremini ära, et siin on see kõige mudasem osa muidu. Ja neile ju meeldib liiv. Panin neile siia põõsa alla ka natuke liiva juurde. Aga nad praegu siin ikkagi enamasti selle põõsa all. Keegi siin istub. Mis sa istud seal? Ega see mul ei mune seal põõsa alla, kuule. Ma panin pesa sulle sinna. Kana, mis sa teed seal? Mis sa teed seal? Ära seal pesa tee omale põõsasse. Ma tegin teile pesa. Jaa. Jaa. Mine teiste juurde, mine teiste juurde. Mine. No mine teiste juurde, no mine kallis, no mis sa siin istud, no. No mine teiste juurde. Mina ei tea, kuidas ma eile õhtul ei vaadanud, et teid 2 puud on. It's breakfast time. It's almost 11 and I wanted to try, I bought yesterday from local shop 1 can of sardines. This was Atlantic sardines, 240 grams, big can and big sardina. The biggest difference is the oil, of course, so I never will buy it again. I will eat it now. I'm tasting it, but this is not in extra virgin olive oil, but this is in the machine oil. And 3 eggs. Less and less eggs I want, so bon appetit. Yeah, this lunch became dinner. It's already 6:25 and I wanted some beef. This is just ground beef, approximately maybe 250 grams, maybe 300 grams, I don't know. So, bon appetit. Head isu. Tere hommikust. Pühapäeva hommik 7:17. Tuulevaikus. Aga taevas on täis pilvetütt. Isegi suli magas, ei ajadki keegi üles, ise tõusin.
Ja nägin, et päikest ei piilugi täna. On vaiba taga. On teki all. Tiigrad tulid ka välja ise, jah. Joo, tulid ka välja ise. Sul ka silmad kinni. Miilo oli jälle muidugi kõige aktiivsem. See on nii õnnelik, kui ma ärkan. Kuuled, kus linnud. Mis hääl see oli? See on rähn. Tali tuli ka välja. Mingi 1-2 kraadi on, aga pehme on, ei ole siukene jäine. Vot see nagu mingi möögimine. Ma ei tea, siis sisse ei kosta. Teistmoodi hääl, ma ei tea, kelle hääl see on. Vau. Unine suli tuli ka välja. Seal maid magab veel edasi. Ja sellest uksepraakesest sealt mahuti kõik ja mis olidki, magasid täna ei ajanudki sina mind üles või? Kas täna ei ajanudki sina mind üles? See on pallike, kes tuleb. Nii tublisti magasid täna. Kas Miilo jäi? Jäi veel hulkuma või? No, kas Miilo jäi veel hulkuma või? Jaa, tuli. No, seal on sülle kohe nüüd. Tere, poiss. Said joostud oma jooksud või? Kas sa said joostud oma jooksud või? No, kuule, kallis. It's breakfast time, nothing new. 3 eggs and 2 cans of sardines. Bon appetit. Head isu. No me tulime proovima, äkki me saame selle ülemise võrgu ka pandud. Ma proovin vähemalt. Ega ma teisiti teada ei saa. Võtsin nööri, äkki ma punun ta siia teise nööri külge. On jälle kõige lihtsam vist. Aga see oleks hea, sest praegu ka ma tulin õue, nad olid seal vanas suvemajas, seal pimedas kuudis olid. Kas keegi tegi õues vahepeal piu-piu, ma ehitan ju hingeaeda, ma ei näe, ei kuule midagi. Nüüd nad on kõik siin ilusti koos, väikse käes. Ja enam ei ole nii palju külma, ma vaatasin ööd, lubab päris soojad. Et põhimõtteliselt nad võivad ka veada siia proovida. Vaatame. Ma hakkan nüüd võrgutama. No, tibud läksid vaatama, mis siin on. Jaa, ma ei tea, mida te sealt nokite, seal on saevaru. Aga õlgede peal on hea, jah, on tore. Nad tunnevad ennast väga turvaliselt praegust, et nad on nüüd piiratud alal ja neil on seal vari ja katus ja kõik on. Ja samal ajal on päikest palju. No vaatame. Vaatame, ma hakkan proovima. Ma pean selle esimese kinnituse tegema siit ja sealt ja siis rullima ta sinnapoole üle, ma arvan. Piu-piu teeb meil vist häält, sest kanad jooksid kõik siia põõsa taha peitu. Keegi teeb meil piu-piu, aga ei saanud põõsasse, jah. Te ei saanud põõsasse, te olete omast arust nüüd peidus, jah. No ma olen siin praegu, aga mu projekt ei õnnestu. Ma arvasin, et seda on üksinda praktiliselt võimatu panna, ta on nii peenikene.
mul jooksis ta mõnusalt hunnikusse maha, nii et kuidas ma teda nüüd siit arutan, ma ei kujuta ette. Ja ma arvan, et ma alustasin valest otsast, kuigi mulle tundus. Ma võtsin just selle, et see pikk soolikas on ju see, mis siin on. Loogika ütleb mulle, et see on 15 meetrit. Ja ma võtsin selle otsa, mis oli, peaks olema 7 meetrit. Aga kuidagi praegu tundub, et see soolikas on nüüd pikem kui see laius, mis siit tuleb. Keegi põriseb meil siin. Ma ei tea, aga igal juhul ma olen natuke õnnetu ja jõuetu hetkel. Kõik jõud kadus kätest ära ja pisarad tulevad silmu. Mina ei tea, kuidas seda edasi teha. Ei tea. Kuule, koer, sa paned ennast siia võrku, Juss. Tule ära siit. Võrgutad ennast siia sisse. No näed, oledki võrgus. Püünis mul siin. Võta käpak ära. No võta ära, no ei saa või? Ei tule või? No tuli. Ära mine siia võrgu sisse. Näed, see võrk läheb ainult rohkem sodi täis. No ei tea, kuidas. Ma tean, aga ma ei saa ise seda. Ma lähen võrkiite nutma natuke. Laske meid lahti. Lõpetasin oma jooga just ja päike tuli uuesti pilvede vahelt välja. Vahepeal läks pilve. Jah, tänane päev oli täpselt selline, nagu ta oli. Tibu tuleb ikka sammuga ruutu. Nii et ma jätsin kõik need võrgud sinna, nii nagu nad jäid ja käisin ja tõesti nutsin natuke võrkiiges ja lasin päikesel pai teha. Ma ei ole ehitaja, ma olen looja. Nii et ma ei tea, on need lahendused praegu, mis on. Aga ma võtsin kätte selle peale ja hoopis panin lillekesed ära, näed sa. Siin on roosad ja kollased, siin on lillad ja seal on valged. Kas mustu ka tahab pai mu käest saada, kummardad mu ees või? No seda küll juhtub imeharva, et sina tahad, et ma sulle massaaži teen. No nagu tore. Palun, no saputa nüüd, jah. Joo. Olite kõik selle aja seal jasmiini või selles sirelipõõsas või? Olite või? Ja teeme siia selle massaažikese. Ja nii suve on teil tiivalune. Jaa. Kogud punnis, vaata kui punnis ju kogu on. Vildakas ka veel. Ma tahtsin ju näidata, et siin on valged. Kastsin nad läbi ja... Jaa. See pott lendas mul tükkideks, kui mul oli istutatud ja ma tahtsin teda nihutada. Põhi on lõhki. Pealmine see serv, see tuli ühes tükis lahti, ma panin ta paika tagasi. Näed sa, niimoodi lõi poti lõhki. Ma ei tea. Ma ütlesin, nüüd istutasin, sest see suur plastpott, see on ka lõhkine. Selle sõitis üks kuller katki eelmine aasta. No, aga mul täna hoiavad ja see tähendab hommuk siis see ei jää. Nüüd on hea vaikne, tuul on vahepeal tuttu läinud. Sina, minu lillekallal. Mis, ma pean teid valvama hakkama või? Oi, kull käis mitu korda täna piiksus, meil siin üleval hommikus saadik piiksus. Jah, tegelikult oleks sinna vaja 12-14 vaia ja siis mõned lauad, allalaud ja üleslaud, vaiad maasse omavahel kinni ja siis võrk sinna külge ja võrk üle. Ma tean, mida tuleb teha, aga ma ei ole ehitaja. Ma olen looja. Ma ei saa hakkama kanaaia ehitamisega, ma saan hakkama hingeaia loomisega. Nii on. Igal ühel oma. Whole day hot water. After the breakfast I didn't eat nothing. So we will see what tomorrow brings us. So it is. Milline uni on. Läheb ikka tõuseb sealt.
Linnad laulavad. Kõik kiisud olid õues millegi pärast. 7, mul on silmad täiega kinni. Meil oli terve öö ainult sulitoas. Teised kõik jäid välja. Ja ta magab siiamaani. Kell on 6:30, nagu ma ütlesin. -2. Tohutu uni on, nagu läks mööda pead saanud. Sina ka või? Kas sina ka oled nii unine või? Kallis, ma isegi ei teadnud, et sa siin oled. Aga 3 kassi lendas praegu uksest sisse. Siis mul tuli meelde, et sina tulid õhtul üksinda tuppa. Ja sa oled öö läbi siin vaikselt todinud. Pole kordagi tõusnud. Mis toimub? Näed sa, naabrimees tuli helistas. Oled kodus, tahad särge, toon sulle. Tõi mulle pool ämbri täit särge. Täitsa visklesid alles. Võt niimoodi tuli. Kala tuli koju ja kala tuli. Või keegi saeb? Keegi saeb. Nii et mulle anti tööd. Tuleb täna kala puhastada. Te veel siputate siin, jah? Näed, liigutavad alles. Joo. Ma just praadisin oma lakkliha. Oleks ma nüüd seda ennem teadnud, oleks värsket kalapannile pannud hoopis. No saab siis pärast võib-olla. Vaatame, mis see keha küsib. Praegu ma tahan igal juhul seda kuuma praetud hakklihavihvi saada. Lilled on ilusti elus, mis eile õhtul said pandud. Vaatan üle. Ja kõik on ilusad. Vaata, kui ilus hommik on. Tuult ei ole praegu. Vau, kui mõnus. Ja kui kõrgel on meil päike juba. 9:09. Laulavad. Hingad sisse seda sooja päikest. Õhk ise on ju jahe veel, aga päike on soe. Aitäh. Kes see hüüab meid? Suli või? Ei tea. Suli jah, tuli nau. Oi, milline ilus sirutus. Joo. Ja maandus. Kas täna on sinu hommik või? Toas olid oksad kõrva taga. Sul ükskõik, et oksad on kõrva taga, jah. Nüüd on kaelas. Ei tea, kas äkki kassid magasid siin asja? Ei tea. Mis? No lähme, meil on liha soe. Ja isu, ütleb Anna. Oi, kalad. Keegi on ühe pahariti meil kätte saanud. Üks mügri on ka siin. Yes. Mutid ja mügrid. Aga püüdjaid on ka. Ma arvan, see on kasside töö, sest Miilo praegu näitab mulle. Sellel on pea juba ära söönud. Vajud ära söönud. Ära võta sina. Mis sa teed taga? Sa ei tee taga mitte midagi. Ära võta. Jah, kisud tublid on teinud tööd. Joo, sa võid valvata. Valva. Okei. Ma olen siin nüüd tunnike või natuke peale puhastanud. Tahtsin sulle näidata seda imelihtsat riista, millega ma siin teen tööd. Ja selle ma leidsin jälle mingist kirbukast mõned aastad tagasi. Ja, Miilo tuleb eest ära. Tuleb istub siia. Mul on veel 3 kala puhastada. Ma ütlen, mul oli siin 20 kala ja mul on läinud umbes tunnik. Ja sellega on tõesti. Ma ostsin ta jällegi, eks Raama ju juhatab, eks ju.
palju ma üldse elus olen soomustest kalasid puhastanud, võib-olla 2 korda, ma ei tea. Igal juhul ei ole mul teda siiamaani vaja olnud, kui täna hommikul naabrimees tõi mulle need särjed. Ja mõtlesin, mis ma nendega teen ja uurisin ja jõudsin selleni, et no niikuinii tuleb soomused ära võtta, eks ju, nii või teisiti. Ilma selleta ei saa midagi. Aga siis saab teha hakklihaks. Siis ma ei pea luudega mässama. Eks ma 1 praen kindlasti või 2 omale võis ära. Et see värske praetud kala maitse on lihtsalt niivõrd hea. Jaa. Aga ma mäletan seda soomustamist nagu, et see oli üks jube töö, kui ma olen pidanud ennem seda tegema. Aga praegu ma ütlen, et tead sa, istuda siin päikese käes ja neid hõbedasi sätendavaid litreid lahti võtta, näed, see ongi valmis. Ja siis mul seisab veel ees, oi, vale kauss. No nii, näed sa, mul nad siin ootavad lõike laua peal ja siis ma puhastan ära. Ma vaatan, siit soolikad jäävad kanadele, pead, ma arvan, ma veel keedan puljongi ka, ma tahan puljongit ka saada. Imelihtne asi ja jälle üks eluaegne tööriist, eks sellepärast neid ei olegi, eks ju. Ma ütlen, ma isegi ei mäleta jälle, kust ma ta leidsin ja millegipärast olin ma ta suunatud siis ostma, ega ta ei küsi ju midagi. Ta on mu varustuse hulgas ja nii on mul ka see hakklihamasin ju olemas, mis on jällegi ju vana hakklihamasin, mingi vana ameeriklane, sest ma jõudsin osta vahepeal aastate jooksul ka ühe uue kuskilt Leedu turu pealt. No see ei pidanud vastu, see läks katki. See oli mingi liba sulam. Nii et 2 aastat tagasi, või oli eelmine suvi, mul on nüüd meelest ära läinud. Ühelt suvelaadalt ma selle vana vara hulgast, selle vana ameeriklase ostsin ja sellega ma olen juba liha teinud ja otsustasin, et teen nüüd särje hakklihaks. Lasen kõik kontidega koos läbi, sest ta on hästi luine. Ma arvan, et ma 2 kala praen ja 2 kala panen potti, et puljongit keeta koos peadega. Siukese hea uhaa puljongi. Nii. Imeline ilm on täna. Ja meie viimane kala. Jah, see mälestus, kuidas köögis kõik need plaadid olid täis soomuseid, ma mäletan noaga rookides, eks ju. Siis praegu, no mõned on siin maha lennanud, paar tükki on mul papu peal. Üldiselt ega nad ei lendagi, ta hoiab nad siin sees enda kõhu all. Nii et kui sa näed sellist, ma arvan, et see on isegi mingisugune, ma ei tea, mulle tundub, et see on roostevaba. Selline asi, tal on siin siuksed ruudukesed all. Ja need ruudukesed, tere Selma, sina said vastu pead omale nende soomustega. Oota Selma, küll te saate, te juba ühe varastasite mul ämbrist ära. Trepi kõrval oli üks kala pool näritud. Nii, tundub, et minu rookimistöö sai tehtud. Jube lihtne on teda puhastada ka, sest siia ei jää ju midagi. Imeline. Nii. Tee soomustatud. Ma pakun, et umbes tund ja 10 minutit. Eks ma vaatan aja. Kala. Nii. Ja kuhu ma ikka nad panen, eks ma siia lillepeenrasse selle sädeluse viskan. Siis las sädelevad siin. Nii head kindakesed. Vaata, kui palju sädelust. Hõbelitrikesed. Viskame teid siia.
Ja nüüd seisab meil ees järgmine töö siis. Puhastamine. Nii, kuhu me neid nüüd paneme vahel peal. Ikka peab selle veel puhtamaks saama. Ja nii, ma võtan uut ja Ola, ära siia, nii. Võtame siit poolt, niipidi. Nii. Mari, näed sa, meil on siin kalamamma. Marja saan ka praadida. Kalamunad. Kus ma teid eraldi nüüd siis panen? Siia. Oi, käele vaja. Vaata, kui ilus ujuk põis. Laseme õhu välja. Nii, kus me paneme? Sodi. Siia paneme puhtad kalad, siia paneme sodi. Sota-pota. Päris tugev on seest, jaa. Sellepärast peabki siis 2 korda ajama läbi hakklihamasina. Need uimed vist peaks ära lõikama, on ju. Kääre oleks selleks hea vaja. Ma lähen toon käärid ja sabad tuleb ka ära lõigata ja panna suppi. Nii, ja supipott tuleks tuua. Näed sa, see läheb supi sisse. Mari läheb pannile. Ja selle lõikame uimed ära. Soolikad ja uimed saavad kanad ja see läheb hakklihamasinasse. Hurraa! Nüüd on see töö tehtud. See läheb keema. Siit tuleb üks hea puljong. Ja siit ma praen kohe paar tükki ja siis hakkan läbi hakklihamasina väntama. Vaatame, kuidas see õnnestub. Siis teine kord tean. Ega ma teen seda ka esimest korda. Ilusad, puhtad. Kõik on nii ilus. Ja aitäh päike. Aitäh päike. Ja aitäh tuulepoiss, et täna puhkas natuke. Ei laamendanud. Ei saa rohkem venitada, kuigi ma ei jaksa midagi teha. Siis võtame selle ämbri siia ette ja hakkame tegema. Ütlesin sulle, et on ameeriklane. Ei ole, Leningrad on. Tähendab see esimene, mis ma ostsin. Sellel oli USA peale kirjutatud, aga see läks tõesti katki. Ju see oli mingi samast jalka. Ma panin praegu kõige suuremad. Need samused augud. Sa saad aru, nad on mu lilled ära söönud. Vaata, mõrv on siia tehtud. Tibud, kes see tegi selle siia? Te olete kõik mu valged lilled ära söönud. Pätid olete. Mis kõtt? Ei tohi lilli näksida. Ja siit ka ühe kollase on ära söönud. Ai. Suli tuleb mööda teed kodu poole ja meil oleks vastu. Kus sa jäid? Tuleb jah? Tuleb ka, hinta-vänta. Lahedalt ta jookseb. Suli, kui sa käisid? Oi, saba tõsid püsti, joo. Kui sa käisid, poiss, jah? Mis? Tuled siia või? Oi, jõudsid koju, jah? Oli pikk matk sul jälle või? Öösel magasid muga, ega ma rohkem pole näinud sind. Päeva teekond. Lähed edasi, okei. Tubli Miilo, et sa ei aukunud. Toas ta läheb hulluks, kui ta näeb Suli tee peal tulemas. Väga-väga hulluks. Nüüd läks nii ilusti rõõmsalt vastu ja. Mis asja te närite siin korda mööda? Mis see on sul, mis sa tõid nüüd? Oli. Asju nad närin
see on tammetõru, tammetõru. Kas sa leidsid tammetõru või? On hea närida või? On või? Oi, mustud olete mul. Pesen teid puhtaks varsti. Hopsti. No mine vaata oma tammetõru. No mine vaata. Me vaatame päikest. Kanad läksid magama vist. Teeme ühe päikeseloojangu sulksu. No kas te tõttu ei lähe juba tibukesed või? Ikka veel koperdate siin väljas. Päike kohe läheb tuttu. Kell on juba nii palju. 8 saab. Minge tudule. Ei tule siia. Mis te nüüd minu juurde jooksete, kullakesed? No ütle neid toitusid. Ma vaatan, et tulid kõik juuksuga siia minu juurde. Topulid. Topulid. Minge tuttu. Minge tuttu. Selma maandab siin, jah. Selma maandab. Kihutab meil siin. Oi, maandal on valge. Jaa, -3 näitab. Lillakesed on longus. No need vist ärkavad ilusti üles. Ja päike on nii kõrge. Paistis mul otse silma. Oi, kui ilus. Ai, milline teemantväli on. Kassike seal maandab liivanurgas. Uus imeline päev on alanud. Vaata, kes meil siin luusib. Meil on rebane siin aias, kus meil muidu on kanad. Näed, vaatab meid seal. Alisa või Rein, kumb sa oled? Ma ütlen, ma kuulsin eile, kui me kalu puhastasime, siis tema käiski kalu söömas. Kui ma kala puhastasin, siis siin samas metsanutukas oli aukumine käis, üks kõva aukumine. Sügab ennast seal. Ai, sügeleb. Ai.
sügelisi vaja siia. Ikka sügeleb. No vot kanakesed. Ega ei saagi teid siin väga jätta. Kuna nüüd kuulis mind pani jooksu. Hüüdsin, no Elisa. No kui sa kihutasid? Ma nägin, et sa jooksid ära. Ära siin käi. Näe, läheb juba seal teise pool metsa läheb. Vau. Ah, nii. Seega minu lootus siia kanu panna on hoiatus mulle antud. Oi, kui lähedal sookurg on ka siinsamas. No vot siis kanakesed. See tähendab, et kui ma lähen ära, siis ma ei saa ka jätta keldri ust lahti, sest ta oskab ju keldrisse minna ka. Vot sain omale. Ja siis võib-olla Rüssel käiski tema siit söömas natukene. No vaatame. No ma sain nad nüüd keldrist siia. Muidugi ma meelitasin need ikka saiaga. Ja kalapead olid ju mul keedetud ja sabad ja puljongi ja no vaatan, et siis kas see on nüüd kanavalvur on suli või igal juhul ta on nende kausis seal toas, ta ei joonud seda. Aga nende kausist talle meeldib seda juua praegu. Ma nüüd ei tea, nüüd on 2 predaatorit niikuinii. Ehk siis nad lihtsalt on rohkem silma all. Aga kaitset nagu ülevalt ei ole ja enam ei ole ka alt. Kui rebane juba teab, et nad siin on ja ta juba meil käis siin hommikul, siis kas Harra tahab nüüd välja saada või? No tule välja. Hästi lihtsalt see mul praegu käib siin. Niimoodi. Lihtsalt nad on jah ühes koos ja ei saa hulkuda mööda õue. Kui keegi tahab rünnata, ründab ta neid niikuinii ükskõik kust kohast. Siin võib-olla jääb kõigepealt võrk kinni. No näis. Ja siin nad saavad kuljes, nad saavad ikkagi siia põõsa alla minna. Peitu. Aga noh, rebase eest ei lähe nad siit kuskile, reban läheb neile järgi. On nagu on. Vee tõin. Toidu nad on ära söönud, aga neil on praegu kala. Ja siblimist. Eks ole jälle. Loodus reguleerib. Ma loodan, et nad kuskilt välja ei lähe. Vaatame. Siin on oht, et nad võivad ennast ise võrku praegu kinni ja siblida. Just seda ma praegu arvasingi, et seda sa võid teha. Kui sa siin hakkad jalaga kaapima, kaabid. Ei lähe sina siia sisse, ei. Oi. Ei. Ma tõmban selle välja poole siit hoopis. Niimoodi. Et ei oleks neil väga. Sinna nurka ma panin kivid praegu. Ma võin neid kive sinna nurka juurde tuua, sest seal on kõige lühem see võrk, et kui keegi sealt hakkab pead toppima, siis saab küll aru, et ta saab sealt läbi. Hey, it's breakfast time. It's 10:40. What I have today, those are from yesterday's big fish cleaning day for roach fish. Roach fish. I don't know why they have this kind of name. What is like bringing into mind cockroach? Oh. But yeah, my neighbor bring me roaches and there was 20 fishes. 4 are here and the other 16 I cleaned and made ground steaks and put into freezer. So, bon appetit, let's try it. I added only salt and little bit pepper. You see, it's beautiful. Beautiful white meat. Very many bones. I don't know how to say it in English. Palju luid. So, I need to be careful. But it tastes okay. Good. Fresh. Warm. Little bit salty. Yeah, actually they are not hard to eat. The bone is coming away very easily. And there is no little bones inside more. So this is all the bonery of this särg or roach fish. Yeah, now I left here a few bones.
So this will be all fillet without bones. I'm surprised. So it's easy to fry, easy to eat. Thank you, neighbor. I ate already 3 fishes. I have 1 left. I like it. So it's not enough for my breakfast all. So I opened new sardinias. Sardinias. Let's try this one. It's breaking. It's in the water. But it tastes good. There is nothing else than sardinias and water and little bit salt. There is no oil, only the fish oil. And they are from Spain, from Granada. I ordered them from Amazon, 25 cans in the package. Good. After 5 hours from my breakfast, now it is very late lunch, 4:30 p.m. and I became so hungry, so I made now 3 eggs omelette with salmon and salmon roll. So here is double salmon now. I don't know, something very fishy is going on with me. Bon appetit. I have been only sleeping most of the day and this made me hungry. Body does what it have to be doing and asking the fuel, not giving nothing away. So it is. panin valvurid siia neile kõrvale igal juhul. Täna hommikul oli nende siia toomine no nii lihtne, et ma tulingi ainult ees ja kutsusin ja nad tulid kõik järgi ja juba oli neil ju teada, kuhu nad tulid ja tundsid ennast kohe turvaliselt, et on koos ja kukkusid näksima ja sööma. Neile ikka meeldib see korrastatus raabidesse panek. Muidu jah, jooksevad nagu peate kanad laiali siin. Üks ees ja kõik teised järgi ja siis avastab mõni, et ta jääb maha karjast, siis ta jookseb ruttu järgi kõige. Aga siin nad on kohe väga rahulikud. Sõidame saiakese ära. Neil on veelgi kala ja puljongid jooks ja homseks jäi ka veel. Lihtsalt see siblinis osa on, eks ju, nii palju väiksem, et ma ei tea, palju neil siin leida lõputult ei ole. Praegu nad käisid ühe põõsa alt, teise põõsa alla, 3. põõsa alla, 4. põõsa. Neil on see õunaku-alune pusa siin, see plats ja see põõsa-alune. Ma arvan, et nad eile kaapisid ennast siit. Siblisid lihtsalt selle lahti, nii et see võrk jäi nii kõrgele, et ta mahtus läbi. Nad on need vanad saunakerise kivid äkki siia äärde. Mõtlesin, mis nad ikka seal seina ääres niisama seisavad, äkki aitavad siis. No vaatame. Me nüüd natuke mängisime kividega, tegime selle ringi siia peale. No mis see on, ega see, ma ei tea, kas see kedagi peab või pea. Otse ei ole nüüd see serv, ei lipenda, kui nad ka seda serva siit kraabivad. Aga ma saan aru, et siia läheb umbes, kui 2 rida telliskive panna, kui kellelgi seisab kuskil aia nurgas telliskive või ei tea milleks ja mida nendega teha lihtsalt seal, siis siin läheb küll neid. Ma paneks siia 2 rida telliskive, see on umbes 50 kivi ja teised 50 annaks panna selle võrgu maas lamava osa nagu kinni panemiseks lihtsalt. Nii nagu ma praegu siia olen pannud üksikud suured kivid. Siis saaks telliskividega ilusti sirgeks tõmmata selle. See mõte tuli mul. Aga praegu sai niimoodi. Neile siin meeldib millegipärast selle jasmiinialliga väga olla. Alguses nad olid siin oma paar tunnikest ära ja nüüd nad on kõik siin ja muudkui nurruvad ja kurruvad ja kakakakakad. Koogutavad. Need on nii lahedad. It's breakfast time, 9:30 today. So I had to have boiled eggs, soft boiled eggs, over a long time. Last year I was eating almost every morning 5 to 7 boiled eggs. But now mostly I'm frying them. So today I want those 4 soft boiled eggs with butter and salt and sardinias.
I took now 3 cans. We'll see. Will I eat 1, 2, or 3? I don't know yet. Bon appetit. Head isu. Check how soft they came. Okay. Half. Not very soft. I like softer, but they are not too hard also. Oh, my cheeks are making, Let me see, this is nicer. Much nicer. Of truth, most of them are a little bit overcooked, but one is almost perfect. So this is very nice. Oh, now I will indulge myself. Softy. Yummy. Oh, yes, I'm eating with a spoon from inside. 5:30, dinner time today. I didn't have any lunch after breakfast, so now is already dinner time. I have, you see, big beef steak. This is ground beef and some bacon. Yum. Bon appetit. Head isu.